Tallinn kutsub kõige pimedamal ja kõledamal ajal oma ellu särtsu lisama ja osalema 29. novembri hommikul tasuta treeningul. Tegemist on Tallinna linna liikuma kutsuva kampaaniaga Spordihommik. Korraldame seda juba 5. aastat. Selle projekti idee ja sügavam mõte on innustada inimesi liikuma, et nad oleks tervemad, rõõmsamad, produktiivsemad ja nii edasi, et elu oleks ilusam, ütleme niimoodi. Ja selle tarbeks siis korraldame novembri lõpus sellisel kõige pimedamal ja võib-olla raskemal ajal aastast sellise erksa kampaania, kus tuntud treenerid, tippsportlased viivad Tallinna spordibaasides läbi treeninguid ja inimesed saavad sellest osa võtta, oma päeva ägedalt ja aktiivselt alustada ja lisaks pakume neile motivatsiooni, et kui nad sellel hommikul trenni tulevad, siis nad saavad tasuta käia terve järgmise kuu meie spordibaasides treenimas. No reedel 29. on kindlasti ka mingi kindel kellaaeg, millal te inimesi ootate ja kus kohas need täpsemalt need sportimisvõimalused nüüd on? Jah, spordihommik vastavalt nagu nimi on, treeningud algavad hommikul kell 8. Meil on 3 põhitreeningbaasi, Lasnamäe kergejõustikuhall, kus treeningut viib läbi 2-kordne maailmameister, olümpiamedalist Heiki Nabi koos oma treeneri Ivar Kotkasega. Tallinna spordihallis on Tallinna esindusvõistkond ja Eesti parim korvpallivõistkond Kalev Cramo mängijad koos treener Indrek Reinbokiga juhendamas, näitamas, kuidas korvpallurid hommikuti võimlevad. Ja Sõle spordikeskus ootab oma treeningule Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, kes on ka litsenseeritud ja kvalifitseeritud treener. Aivo Nurmaku sõnul korraldab linn spordihommikut juba 5. korda ja selle populaarsus on kasvamas. Kui varasemad aastad on kokku toonud 200-300 sportijat, siis sel aastal arvatakse osalejaid olema juba 500 ringis. Nagu öeldud, spordihommik on tasuta, kuid registreeruda tuleb tallinn.ee kodulehel.